Oktoober on pastakuu ja Vapiano on sel puhul välja kuulutanud suure pastakonkursi, mis tähendab seda, et oodatakse inimeste retsepte, et saaks parima retsepti päriselt menüüsse lülitada. Mis juhtus viimati, kui oli pitsakonkurss? Me olime kohal, pakkusime oma retsepti välja, see oli väga edukas, läks menüüsse, seda müüdi tuhandete kaupa. Mõlemad teeme oma pasta, siis on ju 50-50. Üks meist ikka ju pääseb menüüsse, ma arvan vähemalt niimoodi. Makaroniroog, kui keeruline see olla saab? Makaron on jätke huvitav sõna, et me seda siin restoranis paraku ei kasuta. Just, Piret. Kasutame pastat. Mis me tegema peame, Timo, et saada siis retseptiga menüüsse? Mis on oluline, on see, et te paneksite ennast sinna sisse. Mul hakkas kohe mõtte jooksma, kui sa ütled ennast, siis mul on aju juba lõikab. Piretik, teeme niimoodi, ma alustan. Alusta. Sest ma olen siin Vapianos käinud umbes 10 000 korda, ma tean, kuidas asjad toimivad. Lähme kööki. Võin kohe ära öelda, et Robert raiskab selle koha kõik lihad kindlasti ära, ma võin raha vahele panna. Midagi saaks inspiratsioon. No ma juba näen. Teine samasugune. Sama. See on see pitsajaam, jah. Nii, Robert, siin on meil vokid, eks ole? Vok jääb pliidi peale, paned kuumust nii palju Timo ei ole vaja. Näed, siin on pasta keed ja nubust läheb pasta alla. Siin on kõik õlilised, seal on kõik köögiviljad. Täpselt nii on. Olen siin käinud 10 000 korda. Ma pesen käedki võtta ära. Just tule siia poole. Kuhu poole? Siia. Jah, ma teadsin küll seda. Kui meil on ikkagi mina, siis see on pasta, kus on garanteeritult hästi palju liha. Natuke Itaalia hakkliha, see on suurepärane. Väikest kanaliha. Millises pastas ei ole head värsket veiseliha. Ma arvan, et täna siia sobiks ideaalselt pennet. No praegu siin on näha, mõnusasti pruunistub, see on hea. Väga palju köögivilja peale me ei hakka raiskama, me paneme sibulat. Nii, me balsaamiku mariniga sibul on suurepärane. Väikse võetud tomat, Itaalia kikki siia juurde, väike porgand. Ja kui ma mõtlen, milline kaste siia sobiks, siis koorekaste. Mis mulle tundub, et see võiks sobida. Mõned krevetti võiks ka olla, krevetti ei taha üldse palju. Nii, no võt, enam-vähem on siis soust on valmis, natuke koort juurde. Timo vist ei ole kunagi nii kiiret õppijat ja enesikad näinud. Ei, kindlasti mitte. Pigem rohkem kui vähem. Võtta õige pasta on siuke, et siin pole ikka kõike ja palju. Nii, mul natuke hingelda, ma ei jõuagi rääkida nii, kus me serveerime. Voilà, siin ta on. Robikene, see on valmis juba? Jaa, Piret, aga oot, enne kui me komisjonite lähme, ma lähen proovin seda, ära saab vaata, sa üritad minu retsepti pärast kopeerida. Päris hea näeb välja muidu. No ongi hea, Piret. Kahvel püsib pastas püsti, sest nii nagu hea seljankaga on pastaga täpselt sama lugu. Esimene test on läbitud. Nii. Kreveti saanud valmis. Minu plaan on hästi lihtne. Pole mõtet hakata jalgratast leiutama, sellepärast et pastaretsepte on leiutatud miljoneid. Mina võtan aluseks ühe meie külalise, Ormoja, tegi tomatitega pasta. Ja ma panen täna nii palju, kui mul võimalik on erinevat tomatikraami sinna sisse ja midagi nipet-näpet juurde ja ma arvan, et sellest täiesti piisab. Okei, maitseme kastet. See on penne. Siit juba võtan, jah? Ai, aga muidugi siili oleks ka hea. Ma teen pennet, sest et see on see esimene sisetunne. Kõigepealt küüslauku. Ütleme, et läheb nii. Aga nüüd mul on vaja siit tomatit. Appi. Nii, okei, ma tahan panna tomateid, aga mul on tunne, et ma ei jaksa neid siin. Hopsassa, trallalla. Väikese kuivatatud tomatit läheb ka. Nii, aga nüüd ma tahan lisada mingit sellist kreemisust. Vaatame, mis saab. Oi, kui mõnus. Tomati ja koore koostus võib-olla ei ole kõige sellisem Itaalia pärasem, aga... Ma võtan aluseks Itaalia pärasuse, eks ju, aga ma lisan sellist eestlase armastust ka, sest et ma olen täiesti kindel, et eestlastele koor meeldib ja juust ka. Mulle tundub, et ma ei saa vist seda praegu komisjonile pakkuda. Piirikud. Kuidas minu peas nägi see kõik palju parem välja, aga ma vaatan. Selline tunne, et mul on seda kastet äkki natukene liiga vähe. Vaatame. Juustu juurde. Siit saad Itaalia kõva juustu.
ma pean selle ümber tegema, aga ma loodan, et komisjon ei pahanda, kui ma teen ühe katse veel, aga ma ütlen teistele, et ma täiustan natuke ainult. Nii. No Robi, mul on ka valmis. Väga tore. Lähme siis žürii ette. Ma kahjuks, ma veel ei saa seda serveerida, ma pean natuke täiustama, mul on mõned maitseained on puudu. Lähme, ma lähen kööki tagasi. Mul ei ole midagi vaja juurde panna. See kõrval koogi. Tema pasta nägi ikka väga hea välja, aga ma siis maitsen ka ära. Ja metsa. See on väga hea. Timo, ma teeks hästi kiire muudatuse veel. Mul ei palju aega ei lähe. Üks hakkama, jah? Ja, just. Mul on siin, ega mul polegi palju midagi jäänud enam. Nii, ma teen neile oma lemmikpasta, mis ma Vapianos alati tellin. Ütlevad, see on nii hea pasta, me võtame selle menüüsse. Ja ma võidan. Siia sisse läheb, ma tean, kana. Ei pane ühte portsu, panen 2 portsu. Sibul. Panen seda natuke rohkem. Tõenäoliselt, kui tavaliselt pannakse. Paprikapulver. Panen tertsu rohkem, sest priiskan kogustega. Siit võtame tšop, lonksu hapukoort. Ja kreematipollo tuleb imehea. Ma unustasin, pasta unustasin keema panna. See väike asi ka veel, jah. See ei läinud nii ludinalt, kui ma arvasin. Vabandust, kas kreematipollosse läheb küüslauk nagu kohe alguses või? Just, ma ei pannud. Ma oleks kõht endale tühjaks. Nii, ja serveerime kreematipollo. Põmm, valmis. Maitsmise hetk on kätte jõudnud. Väga apetiitne välja. Tomatid on tunda väga hästi. Kas seal liha on? Siin konkreetses pastas ei ole liha. Ta on väga maitsev sellegi poolest. Mis sa arvad, et kas juba piisab või sa tahad Roberti pastat ka ikkagi maitsta? Anname võimaluse. Lõpuks ometi ikkagi mingi lihatükk ka. Natuke muutsin siis retsepti pärast meie ühist kokkamist. Väga hea näeb välja, Robert. Robert, see on täitsa tipptaseme saavutus. Jaa, aitäh. Maitse on kõige tuttav. Kule, Robi. Jaa. Ma olen Vapianos varem käinud. Ma ka. Kus sa võtsid selle retsepti? Piret siit. Mis sa panid siia? Ma panin sinna paprikapulbrit. See on Vapiano kreematipollo ju. Sa võtsid selle sama kohe retsepti ja mõtlesid, et hakkad siin mingit lolli mängima või? Selles mõttes arutame siis läbi, et mis võimalused on, et paneks selle lihtsalt teile menüüsse, on ju. Sa tahad ikkagi midagi veel nagu põnevamat, jah? Ma ei ütleks, et see ei ole põnev, see on kindlasti väga põnev periood, aga anname teistele võimaluse. Teeme nii, anname teistele ka võimaluse seekord.